Nüüd Kingu talu ja Pringi küla on selles mõttes juba huvitavalt ühendatud, et juba nimeliselt. Ehk siis kunagi 1279 mainiti siis esimest korda Haabnemäe küla, see oli Apones, oli tema nimi ja seda võib siis pidada Eesti kõige vanemaks teadaolevaks Rootsi asustuseks, kuna see näss seal taga tähendab siis neeme ja nagu paljud hilisemad kõik need rootsikeelsed rannanimed on, siis neeme nimelised. Ja selle küla siis kõige põhjapoolsem talu kuulus siis Toomas Prinkile. Prink tähendab rootsi keeles sellist kõrgendikku, ehk siis mis siis eesti keeles tähendab kink. Ehk siis see Kingu talu on tegelikult siis niisugune hea näide sellest ranna siis nagu eestindumisest tagasi, ehk siis kui see Viimsi rand oli siis kõige vanemaid selliseid Ranna-Rootsi asustusi, siis ta ka kõige rutem läks tagasi selliseks eestikeelseks, ehk siis 16. sajandil olid pooled perenimed olid juba sellised eesti nimed, samal ajal kui siis lääne pool seda protsessi ei toimunud ju lõpuni, aga Tallinna lähedal ta nii oli. Ja milliste paatidega nad seal täpselt siis omal ajal sõitsid, seda me täpselt ei tea, neid leide praktiliselt ei ole, ma mõtlen kalapaati eelkõige. Kõige vanemad pildid ja fotod, mis siis sealt kandist on, näitavad siis neid iseloomulikke põhjarannikule iseloomulikke 4- ja 5-laid tüüpi kalapaate, mis siis on väga, nagu kuidas öelda, unikaalsed, kui väikestesse nüanssidesse niiviisi süüvida. Eelmine aasta käisime siis siilolnutest Ave ja Velloga Soomes, sealses Kotka muuseumis seda teemat arutamas ja ma arvan, et tänaseks me oleme siis nagu kõik enam-vähem kokku leppinud, et 5-laid tüüpi paat on siis iseloomuliku vööriga, mille sarnast siis ei Läänemeres ega mujal väga leida ei ole. Ja see, et aru saada, millest ta siis tuleb, on see, et kui see alumine kiilu osa on siis ühes tükis selle juure otsaga ja ta teeb sellise järsu, sellise pöörde ja siis vöör läheb niiviisi üles, läheb otsa, nii et ta on nagu selline aurora kujuga, kus siis köli osa, nimetati seda esimest otsa köliks, on siis teistsugune kui näiteks Saaremaal või Läänemaal või Soomes või Rootsis. Ja sellised paadid, siis oma väljanägemiselt olid väga teistsugused. Sellised paate tehti kuni siis mootorite tulekuni. Siis on teada, et näiteks põhjarannikul prooviti mootorit panda ka nendest samasse paatidesse, aga kuna ta oli nii terava vööriga, siis lükkas mootor ta lainesse sisse, pritsis vett liiga palju ja siis loobuti sellistest vööri ehitustest. Ja ma arvan, et kuna seda kutsuti nagu köliks ja keuliks just nimelt seda koha peal seda etteulevatavat osa, siis ma arvan, et ka nimi käula, mida me nüüd praegu kasutame rohkem nagu vanade autode puhul, näiteks 30. aastatel öeldi seda just nimelt rohkem vanade paatide kohta, nii et ma arvan, et see on tulnudki sellest, et 30-ndatel, kui uued paadid olid juba moodsamad, siis need vanasi sellise köliga paati nimetati käuladeks, ehk siis nagu vanamoodsateks ja see on nüüd üle kantunud autodele, nii et kui me ütleme auto kohta vana käula, siis ma arvan, et seal taga on selline Põhja-Eesti iseloomulik paadikuju. Ja selliste paatide nagu põhjuste üle, et miks need paadid siin kandis teistsugused oli, ehk see piirkond oli siis umbes Tallinna joonest kuni siis vähemalt Viinistuni. Nüüd viimasel ajal Ave ütles, et on leidnud ka Toila kandis piltidelt juba samasuguse kujuga neid, siis milleks nad olid teistsugused, selle üle arutlesid juba 60. aastatel siis väliseestlastest kalanduse uurijad, eelkõige siis Harald Taksberg ja Erald Tart, kes siis nagu ei teadnud, nende isad, kes neid paate veel tegid, sarnaselt nende isad, et tegelikult ei teadnud, miks need täpselt sellised tehti ja nendel olid erinevad arvamused. Ühed arvasid, et see on sellepärast, et see moodustab sellise tugeva esiotsa, mida siis
kuna põhjarannikul tõmmati neid kogu aeg kaldale vintsiga, et siis esimene ots oleks tugev. Siis üks teine teooria, mis võib-olla on üks selline isegi tugevam, on see, et sellega saavutati selline kiilu pikendus võimalikult vööri suunas ja nende paatide mastid ja purjed olid siis sellega viidud võimalikult ette otsa, mis siis andis püünistele rohkem ruumi. Et piltide pealt on see nagu hästi näha, et nad ongi natuke nagu eespool rohkem olevate mastidega kui siis need teised ümberkaudsete piirkondade kalapaadid. Ja meie siis otsustasime teha siis eelmine aasta sinna Viimsi Vabaõhumuuseumi ehk siis Kingutalu randa ka ühe sellise üks kõige paremini esindatud ja võib-olla isegi ainukene säilinud selline ehtne paat asub Rootsi Kallaveres, kui te ei ole veel käinud seal. Rootsi Kallavere, no vähemalt me ei leidnud. Võib-olla. Ja Rootsi Kallaveres on imetore muuseum, soovitan kõigil minna sinna, see on tõesti äge ja neil on seal 30. aastatest säilinud täpselt sellise siis kujuga paat, mille järgi siis me hakkasime seda paati tegema. Paadimeistriks tuli meile Anti Kreem, kes on siis selline viikingilaevadega rohkem viimasel ajal tegelenud. Ja suurushullustusest me muidugi siis otsustasime teha ikka natuke suurema kui Rootsi Kallavere paadi, nii et meil tuleb see paat umbes 7 meetrit pikk. Originaalis oli nüüd seal Rootsi Kallaveres on 6-meetrine. Ja see protsess siis hakkas niiviisi, et kuna tähtis on nüüd just nimelt see siis esimese selle vööri ehk siis selle köli osa, siis eelmine aasta sai mindud siin metsa, et otsida nüüd siis seda õiget puud. Kohalik metsamees Ennu Tšernjavskiga leidsime siis sellise langi, mitte langi, vabandust, vaid sellise murru, kus siis oli tuul maha murdnud väga palju puid. Ja kui vaadata, siis kuidas need tõusevad, need kuused siis nende mätastega üles, siis see maapind on iseenesest seal mingisugune 30 senti paks ja need kuused on siis sellise kivikülvi peal. Ja seal tekkis küll selline tunne, et võib-olla üheks selliseks põhjuseks, miks üldse selliseid paate sai siin teha, on see just nimelt selline pinnavorm, et sellise järsu pööramisega pea juurde tegelikult enamus teistes kohtades üldse ei tekki. Sellepärast, et ta peabki niiviisi kivi peal ennast ära keerama, et võib-olla seal, kus on muld paksem ja sellist kivist maapinda metsa all ei ole, et võib-olla neid ei saanudki mujal üldse teha, ehk siis seal just tekivad sellise hästi järsu sellega. Et noh, see võib olla üks siis selline nagu põhjus veel. Ja nüüd see paat on siis praegu on ta nii kaugel, et me oleme pooled kaared nüüd sinna sisse saanud ja loodame siis vähemalt kalurite päevaks ta vette saada. Et siis on vähemalt saame sellise näidissõitmise seal ära teha. Meil muidu on. Jah, Viimsis teeme. Nii et eelmine aasta me alustasin teda seal Vabaõhumuuseumis, nüüd me seal viimast otsa teeme Rannarahva muuseumi tagaõues, me tegime sinna sellise paadi töökoja ja siis sellega me läheme seal purjetama see aasta kindlasti, ma arvan. Praegu tellime just purje. Iseenesest meil on olemas ka üks väike selline nelilaid, mis on mulle kunagi kingiti ja see on Ihasalust tehtud 47. aastal selline, et ta ei ole nii püstise vööriga, aga samamoodi sellest ühest tükist oli see köli tehtud. Ja ma arvan, et sellele ma nüüd tellisin purri ära, et kui sellega nüüd sõitma saab, siis 47. aasta paat on kaluripaatidest kindlasti võib-olla vee peal olevatest ka üks kõige vanemaid. Nii et sellega me siis hakkame võidu kihutama. Ja edastisest plaanidest me siis nüüd Vätta meestega koos hakkame tegema siis osad nimetavad seda Tallinna tüüpi mootorpaadiks, osad Prangli tüüpi mootorpaadiks, siis see on ka Põhjarannikul olid teistsugused mootoriga kalapaadid ka. Eelkõige põhiline erinevus oli see, et mootor oli pigem vööri pool. Ehk siis ja ees oli poolkajut ja mootor oli seal sees. Ja kui näiteks Kihnus või mujal tehti ka ees selle poolkajutiga, siis neil oli mootor taga nagu hiljem lappajatel, aga just Põhjarannikul ja Naissaarel eelkõige tehti sellised, et mootor oli seal ees kajutis. Nüüd Rannarootsi muuseumis on neid 2 tükki.
nüüd see talv nad said ühe juurde, eelmine oli see, mis mõlemad on tehtud siis Naissaaret tänanenud meistrite poolt ja nüüd siis talvel nad tõid ühe veel originaali ja nende eeskujul me siis teeme ka, et siis oleks nagu erinevad ajastud meil seal kõik ilusti esindatud. Et see rand oleks võimalikult autentne. Aga kui rääkida üldse nagu sellest taustast, et puupaadist ja kui sellisest just nimelt väiksest puupaadist, siis ka just nimelt soomlastega rääkides, siis ma arvan, et selline ka puupaadi teema jääb ikka väga kiiresti muuseumiti teemaks, et kõik need sellised veel kõik mäletavad, kui hakati paarkümmend aastat tagasi kõik need puupaaditööstused alustasid ja siis ka, ma tean, mitmed, kes neid ostsid, siis kõik on ikkagi plastikute peale üle läinud ja Soomes samamoodi see puupaadi tegemise haridus, mis oli seal veel 10 aastat tagasi ikka päris mitmes koolis, siis see on nüüd jäänud selliseks juba selliseks elustiili koolituse keskuseks ja ma arvan, et muuseumid peavadki selliste puupaatide tegemise toetamise enda peale võtma ja sellega me proovime seal ka tegutseda. Siis tahtsime rääkida nüüd vanematest sellistest paatidest. Eelmine aasta olid Kadriorus oli üks arheoloogilised kaevamised, kus siis maja ehitamisel sattuti siis vanade suurte laevade põhjade peale. Täpselt nüüd, mis laevad nad ei ole nad vist siiani kindlaks teinud. Aga seal kõrvalt leiti ka siis üks sellise poorditükk, mida siis taheti merre tagasi viia ja siis pakuti ka meie muuseumile. Selle tõime ära. Minu hinnangul on see meeskonna poorditükk, kus siis on, no ta on üks paarsada aastat vana, kus siis on sellised istmete otsad ja kuna meil on endal olemas üks Vene meeskonnapaat, mis olid kõige populaarsemad, hiljem on Jaal-tüüpi paadid, ma ei tea, kindlasti olete näinud, Jaal 4, Jaal 6 ja millega siis tehti seda mitmevõistlust, mis oli siis ka ametlikult nagu niisugune Nõukogude Liidu niisugune viimane standardne puupaat ja siis ma mõõtsin ära nende istmevahed ja istme ja poordi kõrgused ja siis üllatuseks nad olid täpselt samasugused, nii et kui hakati eraldi uurima näiteks mingisugune meeskonnapaadi ajalugu, siis minu arust on seal isegi mingisugune, et me just Velloga suhtlesime ja sa arvasid, et nad on nagu liiga lähedal boordile, siis ei ole, täpselt samamoodi 21 sentimeetrit nagu on veel 80. aastatel ehitatud. See on nii palju, siin ei ole ju sõudjal ju jalgu kuskil hoida, ei ole võimalik sõudada niivõrd jõugaks. Ei no aga ma räägin, et täpselt nagu praegusel sellel Jaal-tüüpi paadil. 60 senti on tähendab pingi vahe ja 20 senti on siis ütleme pingis see boordi kõrgus. Ja siis seal kahe vahel on olnud metallist tullipesa, mis olid ka Vene paatidel ja seal on ka metallijäljed täpselt selle kahe boordi külje peal. Nii et see võib olla mingisugune omamoodi traditsioon. Ja teine, mis on põnev just nimelt võib-olla selline gurmaalnuse poole pealt on see, et seal kõrval siis, kui me käisin seda sealt arutlemas selle üle, oli seal üks niisugune puulasu, mida siis arheoloogid pidasid mingiks vanaks kapiks, aga tegelikult ikkagi sealt oli niisugune natuke rohkem vaadata, oli sealt paati ära tunda ja sealt tuligi välja selline väga primitiivne puitpunnidega ühendatud siis selline paadivrakk või osa siis sellest paadivrakist. Ja see oli ilmselgelt selline talupoeglik või ehk siis mitteriiklik, kus ei olnud siis kasutatud ei naelasi, õigemini ainult vööris olid paar naela kohta, muidu olid kõik, nii kaared olid ühendatud, kui lauad olid kõik puuühendustega. Aga mis siis nagu väga kummaline oli see, et kõik küljelauad olid selliste 3 korda, umbes 10 sentimeetrit selliste piludega, ehk siis olid tehtud 2 auku, siis oli nagu õõnestatud ära ja kõik need lauad on nagu need täis. Ehk siis põhimõtteliselt see nagu ei saaks toimida see paat, aga paat on ikka suhteliselt komplektne. Ja minu arvamus on, et me oleme leidnud siis esimese nagu sumppaadi. Ehk siis sump ongi ju see, kus sa siis püüad elusa kala, tahad seda turule viia, selleks, et kala seal siis nagu säiliks või ellu jääks, siis peab olema piisav selline nagu läbiminek, kas ta nüüd oli tehtud kohe selleks või oli võetud mõni vana paat ja vaadatud, et sellega pole muud teha, et selleks ta tehti, aga selles mõttes on ka hästi põnevad sellised paadi osad, mis
mida siis nagu tükk aega andis mõelda, et mille pärast nagu nii palju, ega ma ei ole kindel, aga ma arvan, et mingisugused muud nagu põhjust sellele ka on raske leida. Nii et muidu jah, need olid piltidel kaasas, aga nii et kellel on huvi, tulge Rannarahva muuseumist läbi, saab kõiki neid nii tükke kui neid uusi paate vaadata ja suve teises pooles me kindlasti juba kihutame ka seal mööda Tallinna lahte ringi nendega. Muidu need eelmine aasta, mis leiti need suured laevapõhjad, need nüüd kaevati sinna maa sisse tagasi, ehk siis see, mis jäi vundamendi alla, see tõstati sinna kõrvale, et siis tulevastele põlvedele jäi ta sinna alla. Mul oli kaasas üks pilt, kus on siis üks meremaalja Bogoljubovi pilt, kus ta on siis, ütleme niiviisi, mitte Kadrioru, ütleme Pirita ranna suunast on teinud siis Tallinna sellise panoraampildi ja seal on siis üks niisugune suur laev, mis on siis külili nagu tormiga randa uhutud ja siis seal kõrval on selline meeskonnapaat, mis seal parajasti siis sealt võtab sealt asju välja, et siis nagu niisugune iroonilises mõttes oleks justkui nagu selle sama situatsiooni nagu fikseerimine, mis muidugi on liiga ilus. Päriselt ilmselt nii ei olnud, aga kunagi ei tea, aga täpselt sama koha peal ja nii et hästi selline ilus maal ja Bogoljubov oli niisugune Aivasovski selline järglane. Aivasovskil on ka kaks ju hästi ilusat seda Tallinna vaadet, kus on siis ka ühel on talupoegade paat näha. Aga mis me veel oleme, võib-olla kellelgi on mingeid kogemusi, aga meil on nüüd meil muuseumis on tööl üks mees, kelle isa ja vanaisa ja vana-vanaisa olid siis Lepneeme, Arvi Piirsalu on ta nimi, Lepneeme kalamehed ja kõik ta põlvkonnad on ka muuseumis, nii et kui ta esindatud, kui ta nagu tööle tuli, siis hakkas ükshaaval, kõigepealt leidis isa üles pildi pealt, siis leidis vanaisa ja nüüd hiljuti muuseumi leidis vana-vanaisa ka. Ja tema isa tegi kunagi selle viislaju mudeli, mis on siis ka täpselt samasugune nagu see, nagu meiegi teeme, kuigi ta tuli selle mudeliga hiljem, kui me olime juba alustanud. Ja seal on siis iseloomulikult see, et ka temal on nagu samamoodi näidatud, kuidas siis, et kui tavaliselt laud läheb siis nagu esimesest täävist tagumisse täävi, siis need eelviimane ülevalt poolt vaadates ja nemad ei lähe mitte tagumise täävi, vaid pööravad nagu siis ülemise selle laua külge. Eks ma ei tea, kas ma oskan seletada, aga ütleme, et ta nagu keeran viisi üles ja siis kui pannakse kõige viimane pardalaud, siis ühed lauad tagant ühendatakse ainult nendega ära. Ja neid oleme siis näinud iseenesest ainult siis selle Rootsi Kallavere paadil ja nüüd sellel mudeli, et kas keegi on näinud nagu sellist nagu kust ehitustehnoloogiat veel, et laud ei lähegi tagumisse täävi, vaid keerab hoopis üles, siis meil oleks hea meel kuulda sellisest.